vaatame nüüd, milline meie WC on. Ma ei tea, mida see teeb, aga see on natuke häiriv. Nii, nüüd me oleme roninud hästi kõrgele. See on umbes 300 meetrit Souli kesklinnast. Selle nimi on Mount Namsan. Ja mis siin on? See on üks kõrge torn, mida praegu ei näe hästi, aga me lähme ülespool, lähme siit poolt. Et kuigi see on ainult 300 meetrit, siis tegelikult üles saada oli päris raske. Me tulime jala. Me tulime jala, jah. Et siia käib cable car ka. Aga õnneks kohalikud ka hingeldasid ja neil tundus ka raske olevat. Nii, need kohalikud siin on pandud need lukud igale poole käsipuude külge. Sellised umbes näevad välja. Neid on hästi palju. Hästi palju, jah. Et terve see äär on lukke täis. Ja siin on mingid vana linnamüüri varemed. Ja tegelikult nad ei ole varemed, ta on päris heas korras. Ja mingi tempel mäe otsas veel. Ja mingi paviljon. Ma ei tea, kas see tempel on, ei ole ilmselt. Ja siis, mille pärast siis inimesed siia kõige rohkem vist tulevad, on see sama torn, mis paistab. Väga hästi ei paista, sest päike on vastu. Aga põhimõtteliselt see on nagu üks Souli landmark, mis on peaaegu kõikidest linnaosadest ilusti näha. Ja ma arvan, et Andreas läheb sinna otsa ka veel. Et mina vaatan siin niisama ringi. Aga jah, Andreas, mis sa tahad sellest ülesronimisest rääkida? Me isegi möödusime paarist inimesest. Wow. Suht lahe oli, vahepeal olid sellised head linnavaated, siis kui võsa vähemaks jäi. Et linn oli siuke hästi udune. Esimesed majad olid näha, tagumisi maju sai näinud. 2 korda oli tee peal isegi joomiskohad. Ja jõgi oli ka, jõgi oli ära kuivanud. Ma kujuta ette, millal need jõgi seal põhitan piletasid. Millal see jõgi täis on? Kas tõesti kui tuleb mingi suur vihmahoog, et siis see nagu täiesti voolab ja muidu ei ole midagi. Nii, kas sa tahad minna? Ma vaatan üks asi veel Souli kohta. Lennujaam. Seekord, kui me Souli tagasi tulime Osakas, see oli lennujaam tühi. Me saime nagu mingi 15 minutiga lennujaamast läbi. Me ei pidanud üldse ootama seda passikontrolli ja see läks nagu hästi kiiresti. Ja siis seekord näopilti ei võeti ainult näpujäljed. Et äkki need näpujälged ei kokku, et me oleme samad inimesed, kes nagu nädala eest läbi läksid sellest jaamast. Jaa. Nii, okei, aga mina osta pilet. Okei. Nii, nüüd on see sama tee, mida mööda me enne üles ronisime. Et me liigume sama teed mööda alla. Peab tunnistama, et ikkagi päris palju treppe on siin. Et jalgadel on alla minnes ka ikkagi tööd oma jagu. Aga üles tulla on ikka tunduvalt raskem. Seda küll. Aga muidu loodus on siin hästi ilus. Et olgugi, et linn on kõik nagu suduga kaetud. Väga kaugele vist ei näe, et Andres käis seal tornis ära. Et nägid kaugemale siis midagi või? Natukene nägin. Nüüd mägesid, mis seal on, nägin natuke paremini ja ma nägin igas suunas laiali. Aga mitte oluliselt palju rohkem kui siit. Nii et ega see otsast käimine väga palju väärt ei olnud. Et seal põhimõtteliselt see ainult 5 minutit läks ja siis oli kõik. Et oleks võib rohkem natuke olla. Ei, aga muidu ma arvan, et oli hea, et ära käisin. Siis nägin nagu Souli panoram vaata ka ära. Seal oli see ka, et seal said kostumeerida ennast kohalikku rahvariidesse, siis lasta ennast pilti teha ja siis nad priitsid sulle selle pildi välja, kui sa tahtsid. Okei. Nii, järjest inimesi ronib vaikselt üles. Ikkagi suht popp on seal ülesronimise mõttes. Jaa. Äkki ennem ei näinud neid nii palju, sest me läksime nendega samas suunas. Pole tõesti. Aga jah, omajagu siin saab trenni teha küll, et paar sportlast on ka vastu tulnud, kes teevad trepijooksu. Nii, ja linn on kuskil seal, eks ju, et kus pildi pealt on, kas sa näed seda? Suhteliselt vähe on tegelikult näha. Nii, no vot.
nii, me tulime nüüd siia Namdaemun marketile jälle jah, ja kell on umbes 1 äkki päeval ja me otsime süüa praegu. Mina tahaks saada kuskilt kuulsat Korea toitu nimega hautatud seajalad ja Andres otsib kuulsat Korea toitu nimega bibimbap. Nii et me proovime leida mingit kohta, kus meie mõlema isud saaksid rahuldatud. Aga siin on päris palju rahvast praegu, peaks mainima. Minu arust on hämmastav, sest kui me siin õhtul käisime, siis ma mõtlesin, et seal nagu õhtuti tulevad nagu mingid turistid või midagi. Aga siin on nagu päevasel ajal juba nii palju rahvast, et see on nagu üllatav. Jah, miks nad tööl ei ole? Miks nad tööl ei ole? Öösel tõmmatakse need vahed ka siin täis, eks ju, neid vahel ette. Aga need muud poed on kõik lahti ja kõik on külastajaid täis, et täiesti ootamatu. Veider, jah.